Tere hommikust, head ametikaaslased, austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu 5. istungjärgu 17. töönädala neljapäevast istungit ja kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovid üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Kõnesoove ei ole, siis liigume edasi teadete juurde. Riigikogu juhatus otsustas, et seoses Riigikogu liikme Mart Laari nimetamisega Eesti Panga Nõukogu esimeheks asub tänasest 13. juunist Riigikogu liikmeks asendusliige Andrus Saare. Riigikogu juhatus registreeris Riigikogu liikme Andrus Saare Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liikmeks. Ega nimetatu vastu ei ole nendele otsustele? Ei ole. Aitäh. Edasi, Riigikogu juhatus kinnitas järgmised muudatused komisjonide koosseisudes. Kõigepealt Riigikogu liikme Kaia Iva lahkumise kultuurikomisjoni liikme kohalt ja asumise riigikaitsekomisjoni liikme kohale. Teiseks, Riigikogu liikme Andrus Saare asumise kultuurikomisjoni liikme kohale. Head ametikaaslased, viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll. Kohale registreerus 75 Riigikogu liiget, puudub 26. Ja asume nüüd tänase päevakorra menetlemise juurde. Esimeseks päevakorrapunktiks on Vabariigi Valitsuse algatatud karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu 413 SE kolmas lugemine. Kas fraktsioonide esindajad soovivad avada läbirääkimisi? Kõnesoove ei ole, läbirääkimisi ei asu, seega võime minna lõpphääletuse ettevalmistamise juurde. Kas võime minna hääletuse juurde? Aitäh. Panen lõpphääletusele eelnõu 413 SE. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 71 Riigikogu liiget, vastu erapooletuid ei ole, on Vabariigi Valitsuse algatatud karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu 413 SE seadusena vastu võetud. Sellega on esimese päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Liigume edasi teise päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud välismaalaste seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 425 SE kolmas lugemine. Kas fraktsioonide esindajad soovivad avada läbirääkimisi? Soovivad. Avan läbirääkimised. Palun Riigikogu kõnetooli Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esindaja Mart Nutt. Austatud härra juhataja, austatud Riigikogu liikmed. Eile teise lugemise käigus jäid mõned küsimused vastamata, mille tõstatas kolleeg Stalnuhhin ja ma püüan neile anda vastuse. Eelnõuga ei anta võimalust luua kiirmenetluse korras Eestisse tippspetsialisti, see on siis kahekordse Eesti keskmise brutopalgaga mitte kõigile ettevõtetele, vaid neile, kes on usaldusväärsed ja ajalooga, on olnud registreeritud Eestis vähemalt üle aasta ja kellel on selline majandustegevus, mis tõepoolest aitab kaasa Eesti majanduse arengule. Selleks peab paragrahv 106 kavandatava lõike 4 kohaselt olema täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest. Esiteks, äriühingul on vähemalt 65 000 eurot kapitali, mis on investeeritud äritegevusse Eestis. Teiseks, äriühingu müügitulu on vähemalt 200 000 eurot aastas ja kolmandaks,
äriühingus töötavate isikute eest igakuiselt Eestis makstud sotsiaalmaks on vähemalt võrdne 5-kordse Eesti aasta keskmise brutopalga suuruse tasu korral Eestis igakuiselt makstava sotsiaalmaksuga. Ja ettekandja, ma vabandan teie ees. Head ametikaaslased, saalis on igalt poolt tuleb väga suur lärm. Segab kindlasti ettekandjat ja segab kindlasti ka kuulajaid. Ma palun, et me austaksime nii kuulajaid kui ka ettekandjat. Aitäh. Arutelu on tekkinud punkti 3 sisu üle. Äriühingus töötavate isikute eest igakuiselt Eestis makstud sotsiaalmaks näitab tegelikult makstud töötasude suurust. Sisuliselt tähendab punktis 3 sätestatud, et äriühingus tööl olevad inimesed peavad saama kokku vähemalt 5-kordset Eestis keskmist brutopalka. See aga ei tähenda, et tööl peaks olema just 5 inimest, millest igaüks saab keskmist brutopalka, vaid võimalikud on erinevad variandid. Esiteks võib olla 5 töötajat, kellest mõned saavad rohkem ja mõned vähem palka kui Eesti keskmine brutopalk, kuid kokku on nende palka vähemalt 5-kordne Eesti keskmine brutopalk. Teiseks võib olla töötajaid, kellest igaühe või mõne palk on väiksem kui Eestis keskmine brutopalk, kuid nende palk kokku on vähemalt 5-kordne keskmine brutopalk. Ja kolmandaks võib olla vähem töötajaid, kellest igaühe või mõne palk on väiksem kui keskmine brutopalk, kuid nende palk kokku on vähemalt 5-kordne Eesti keskmine brutopalk. Sama kriteerium on alates 1. juulist 2012 jõustunud välismaalaste seaduse muudatuste kohaselt ka elamisloa ettevõtteks jätkuva omamise tingimuseks. See kriteerium on adekvaatne ettevõtte tegeliku majandustegevuse hindamisel lihtsasti mõõdetav ega ole ka proportsionaalselt koormav ettevõttele. Töökohtade arvu kehtestamisel lähtuti järgmistest kaalutlustest. Valdav osa ettevõtteid Eestis on mikroettevõtted, mille töötajate arv on kuni 9. Kuivõrd tähtajalise elamisloa ettevõtluseks andmise eesmärgiks on muu hulgas Eestis töökohtade loomine, siis on mõistlik loodava töökohtade arvu sätestamisel võtta aluseks mitte vähem kui keskmine mikroettevõtte töötajate arv. Tulenevalt eeltoodust on põhjendatud määratleda töötajate makstava tasu kokku määras, et sellest on makstud sotsiaalmaksu, mis on vähemalt võrdne 5-kordse Eesti keskmise brutopalgaga suuruse tasu korral Eestis igakuiselt makstava sotsiaalmaksuga. Head kolleegid, kohe jõuab lõpphääletusele seaduse muudatused välismaalaste seaduses, millega lihtsustatakse välismaalastest kõrge kvalifikatsiooniga tööjõu ja teadlaste Eestisse asumist. Need seaduse muudatused lihtsustavad oluliselt elamisloa taotlemist töötamiseks tippspetsialistina või õppimiseks Eestis. See teeb võimalikuks Eesti ettevõtetele tippspetsialist tööle värvata nädalapäevade jooksul, võimaldades elamisloa taotlemist Eestis kohapealt pärast välismaalase siia saabumist. Tippspetsialistile ja teadlasele elamisloa taotlemise lihtsustamine avaldab positiivset mõju Eesti majanduse ja ühiskonna arengule. Kõrgelt kvalifitseeritud inimeste rakendamine Eesti majanduses või teaduses tõstab riigi konkurentsivõimet. Arenenud riikides on laialt levinud praktika, et luuakse soodustingimused tippspetsialistidele ja investoritele elamislubade taotlemisel. See seaduse muudatus mõjutab just neid ettevõtteid, kes vajavad kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu. Praegu on sellistel ettevõtetel raske turul konkureerida, sest Eestis on teatud liiki kvalifitseeritud tööjõupuudus. Samuti tuleb ka teadusasutustele kasuks konkurentsivõimeliste välisteadlaste ja õppejõudude Eestisse toomine. Odavtööjõu sissevoolu käesolev seadusmuudatus ei võimalda. See puudutab üksnes neid inimesi, kes toodavad kõrget lisandväärtust ja aitavad lahendada valdkondlikku tööjõu vajadust. Üheks eelduseks lihtsustatud korras elamisloa saamiseks on see, et ettevõtted maksavad nõutud tippspetsialistidele vähemalt 2-kordset Eesti keskmist palka. Samas ei saa kvalifitseeritud spetsialistide toomine Eestisse olla ainus meede, millega konkurentsivõimet parandada. Esmatähtis on Eestis oma ressursi ärakasutamine, sealhulgas eakate spetsialistide rakendamine. Eestist lahkunud töötajate tagasikutsumine. Seega on kvalifitseeritud spetsialistide kutsumine ikkagi abimeede. Samas ei muuda seaduse muudatus Eesti migratsioonipoliitika põhiolemust. Eesti jääb jätkuvalt konservatiivse migratsioonipoliitikaga riigiks, mis on olnud ka IRL-i põhiseisukoht. Palun eelnõu toetada. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Eesti Keskerakonna fraktsiooni esindaja Mihhail Stalnuhhin. Palun 8 minutit. Aitäh, härra juhataja. Kas nii on parem? Eelnevad esinejad polnud kuulda saalis lihtsalt. Mind, ma loodan, on. Keskerakonna fraktsioon ei toeta selle seaduse vastuvõtmist ja seda 3 põhjusel. Esimene, see seadus on amoraalne. Sel ajal, kui töömigratsioon Eestist kasvab, kui räägitakse sellest, et on vaja meie inimesed tagasi saada,
tehakse uksed lahti nendele, kes väikese palgaga, sest tippjuhi jaoks 1800 ei ole mitte mingi raha, tehakse uksed pärani lahti neile, kes söövad välja tegelikult meie spetsialiste. Aga see on üks parim stsenaarium. Teine põhjus, miks seda ei saa tõsiselt võtta, see on tehniline. See on tehniline põhjus. Lugupeetud kolleegid, ma vaatasin üle sotsiaalmaksuseadust. Sellega pannakse paika sotsiaalmaksumäär 33% ja seal on juttu ka sellest, kuidas võib soodustust saada. Aga seal ei ole juttu sellest, et sotsiaalmaksu osas võib kellegagi lihtsalt kokku leppida või panna see ühte ämbrisse, see tähendab vaadata seda kui kollektiivset tasu. Kolleegid, kas teile ei tundu imelik, et selle seadusega esimest korda, nagu praegu väitis kolleeg Nutt, tehakse niiviisi, et sotsiaalmaksu hakatakse mingilt grupilt võtma, nagu kõlas selles selgituses. Kuna teil teksti nagunii laua peal ei ole, siis loen ma selle sätte teile ette. Äriühingus töötavate isikute eest igakuiselt Eestis makstud sotsiaalmaks on vähemalt võrdne 5-kordse Eesti aasta keskmise brutopalga suuruse tasu korral Eestis igakuiselt makstava sotsiaalmaksuga. Siit on üheselt arusaadav, et kui inimene tuleb tippjuhiks, siis minimaalselt võetakse talt 5 brutokuupalga sotsiaalmaksumäär. Ja see tähendab, et arvestades eelmise aasta keskmist 900, see on siis 5 korda 4500, 33% sellest, see on 1500. Ja kuidas te kavatsete seadustada seda, et hakatakse grupi pealt sotsiaalmaks võtma? See on tõesti huvitav. Aga need 2 põhjust, see, et on amoraalne ja see on, et on vastuolus juba oleva seadusega, see ei ole kõige tähtsam. Ma arvan, et see seadus on suureks ohuks Eesti ja kogu Euroopa Liidu sisemisele julgeolekule. Ma ei tea, mis tippjuhte te kavatsete otsida kolmandatest riikidest, aga kui on olemas mingi kuskil terrorikoolis õppe läbinud inimene või on olemas mingi allilma tegelane, kes soovib oma riigis saada kuskile Euroopa Liitu, siis kõige kergem peale seda seadust, peale selle vastuvõtmist, on seda teha Eesti kaudu. See läheb maksma esimesel kuul 1800 eurot minimaalselt palka, pluss sotsiaalmaks 1500. Järgmisel kuul võib maksta talle juba miinimumpalka, sest on ka selline säte olemas, et juhul, kui ta vahetab tööandja, siis seda 2-kordse brutopalga kohustust enam ei ole. Talle võib 300 eurot niiviisi määrada palgaks ja ongi kõik. Jääb sotsiaalmaks, mis muutub veel naljakamaks. 300 palka ja 1500 sotsiaalmaksu. Aga kokku see teeb 12 300, mis ei ole korraliku allilma tegelase või terroristi jaoks mingi probleem. Pluss sellele mingi delta. Sest selliseid firmasid nagu see, kus tegutsesid Selmach, Raudne ja teised, neid võib tekkida pakikaupa, kümneid ja kümneid. Selliseid firmasid, kus on käibe 200 000 aastas ja mis töötab üle 12 kuu, on Eestis 100. Ja see seadus annab neile väga ilusa ja kerge mooduse raha teenida nendelt, kes pürgivad Euroopa Liidu mingil kuritegelikul soovil. See on objektiivne reaalsus. Te teete need uksed lahti. Teil ei ole siin seadus ühtegi nõuet peale selle, et ma loen selle ette. Tippspetsialist käesoleva paragrahvi tähenduses on mis tahes valdkonnas erialast ettevalmistust omav välismaalane, kellele makstakse seda 2 keskmist. Mis tahes valdkonnas. Ta võib olla kas maaler või tiisler või ükstaspuha. Tal on ju see ettevalmistus olemas.
Te ei räägi sellest, et tal peab mingi kogemus olema, et ta mingi aja peaks sama profiiliga ettevõtet juhtima, et haridus peaks vastama tema elukutsele. Te lihtsalt lasete kõik sisse, kõik, kes soovivad ja kes on nõus kinni tampima mingi 12 kuni, ma arvan, 20 000 eurot. See on hullumeelsus, see, mis toimub. Mis tippjuht see on, kes läheb palgale 1800? Oskate mulle äkki öelda? Meil ei ole selliseid tippjuhte. Kas ma tõesti peaksin teile Estonian Airi meelde tuletama? Ja selle aktsiaseltsi tippjuhti. Nii et lugupeetud kolleegid, meil on kindlasti vaja selliseid programme, mis muudaksid Eestist välja rändanud inimestele meeldivaks selle tagasitee meie riiki. Nendega on vaja tööd teha ja muuseas sellest on juba rääkinud nii president kui ka teised kõrged ametiisikud. Teie praegu kavatsete vastu võtta seadust, mis on vastuolus meie seadusandlusega, mis on amoraalne ja mis ohustab Euroopa Liidu julgeolekut. Aga tehke teie, mida tahate, meie hääletame vastu. Aitäh. Aitäh. Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised ja asume eelnõu 425 SE lõpphääletuse ettevalmistamise juurde. Kas võime minna lõpphääletuse juurde? Aitäh. Panen lõpphääletusele eelnõu 425 SE. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 52, vastu 15 ja erapooletuid ei ole, on Vabariigi Valitsus algatatud välismaalaste seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 425 SE seadusena vastu võetud. Sellega on teise päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Liigume edasi kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 321 SE teine lugemine ja ma palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas, palun. Hea juhataja, head kolleegid. Riigikogu majanduskomisjon arutas Vabariigi Valitsuse algatatud konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu teisele lugemisele saatmist 3. juunil käesoleval aastal ja otsustas otsustas kõiki muudatusettepanekuid, mis oli esitatud, toetada. Üldiselt olid muudatusettepanekud tehnilist laadi, välja arvatud muudatusettepanek number 4, mis
pikendab siis konkurentsialaste väärtegude aegumistähtaega 3 aastani. Praeguse seaduse kohaselt oli see 2 aastat. Ja selle põhjendus siis sellest lähtuvalt, et nende konkurentsialaste väärtegude menetlemine või need konkurentsialased väärteod on keerulised väärteod ja analoogsed maksualaste väärtegudega ja kui see siis menetlus aegub 2 aastaga, siis lihtsalt sellise uurimise juures või sellise, menetluse juures ei jõuta korrektselt lahenditeni, siis ma lihtsalt juhin tähelepanu, et aegumistähtaeg ei peatu väärtegude puhul, kui asi jõuab kohtusse, ehk siis kohtuotsuse peab täpselt samamoodi jõudma selle aja sees juba vastu võtta ja see on siis liialt lühike aeg, et neid asju korrektselt menetleda. Ja seda siis muudatusettepanekut otsustas samuti komisjon konsensuslikult toetada ja siis menetluslikult otsustati saata eelnõu täiskogu päevakorda 13. juunil, teha ettepanek teine lugemine lõpetada ja saata ta 3. lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse 19. juunil 2013 ja teha ettepanek see eelnõu vastu võtta seadusena. Aitäh! Head ametikaaslased, kas teil on ettekandjale küsimusi? Ettekandja, ma tänan, küsimusi ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita, seega alustame eelnõu 321 muudatusettepanekute läbivaatamisega. Eelnõuna on laekunud 6 muudatusettepanekut ja kõik juhtivkomisjoni poolt. Esimene, teine, 3., 4., 5. ja 6. Sellega oleme muudatusettepanekud kõik läbi vaadanud. Ma tänan teid. Juhtivkomisjoni seisukoht on, et teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud ja 3. päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Head ametikaaslased, sellega on meil tänane istung lõppenud. Ma tänan teid ja soovin teile jõudu teie töös. Aitäh!